Tere hommikust. Mul on rõõm näha, me oleme kolmekesi Zoomis. Ilus reede hommik. Nii, 19. peatükk. Meil saab varsti raamat läbi. Meil on jäänud 20, 3 peatükki on jäänud. Aga no täna kindlasti ei jõua. Ja tänase peatüki nimi on siis raamistik, nahk. Nahk on koos juuste ja küüntega keha suurimaid ja tähelepandavamaid elundeid. Ta on veekindel, pestav, elastne, ise paranev ja puutetundlik. Ta kaitseb meid veekaotuse ja meisse vee tungimise eest ning laseb meil higistada. Ta kaitseb meid nakkuste ja võõraste ainete eest ning reguleerib meie temperatuuri. Naha kaudu puutume kokku maailmaga ja naha kaudu meid tuntakse. Nahk lööb vihast ja häbist punetama, armastusest ja hämmeldusest õhetama. Ehmatusest muutub kui kahvatuks ja külmast ärevusest tõmbub kananahka. Pingutusest ja hirmust hakkab higistama. Kõik emotsioonid kutsuvad nahas esile reaktsiooni, mida saab elektriliselt mõõta. Nahast on näha, millist toitu me sööme, kui palju magame ja kui palju alkoholi tarvitame. Nahk on meie sisima olemuse kõige välisem väljendus. Tema kaudu me suhtleme teistega. Ta sümboliseerib meie välimisi piire, millest seespool oleme meie. Ta moodustab piiri meie ja maailma vahele, sisemise ja välimise kohtumispaiga. Seetõttu on nahaprobleemid sageli seotud suhtlemisraskustega, eriti kui suhtlus ohustab kuidagi meie piire. Puudutus läheb neist piiridest läbi. See ületab piirid ja jõuab tunnetesse. Puudutus on põhiline suhtlemisvorm, armastuse, õrnuse, tervendamise, turvalisuse, usalduse, kindlustunde ja kire edasiandmine. Imik või surra, kui teda, no siin on küll viga, võib peab olema, mitte või. Imik võib surra, kui teda piisavalt ei puudutata. Täiskasvanutel, kel puuduvad kontaktid teiste inimestega, võivad tekkida tõsised psüühilised haigused ja traumad, just nagu närtsiksid nad oma kesta sees. Puudutus kuulub loomupäraselt läheduse juurde, kuid füüsiline kontakt pole mitte alati meeldiv. See võib valla päästa hirmu, haiget saada või tekitada tunde, et oled kaitsetu ja haavatav. Hirm puudutuste ees viitab sügaval sisimas peituvale hirmule ennast teistega jagada, võib-olla mõne varasema kuritahtliku puudutuse tõttu. Sa võid tunda end räpase ja inetuna. Sul võib lasuda süü või häbitunne. Nägu on see osa meist, mis esimesena maailmaga kokku puutub ja mille põhjal meie üle kõige sagedamini otsustatakse. Me kulutame tohutu hulga aega ja raha, püüdes oma nägu paremaks, ühiskonna poolt aktsepteeritavamaks muuta ja tunnete varjamiseks sile kattekihi luua. Nägu võib olla avatud või kinnine, lõdvestunud või pinges, usaldav või kahtlustav, õnnelik või kurb. Näost on näha kõik, mis pealispinna all toimub. Mida rohkem me kulmu kortsutame, seda kortsulisema mulje lihased jätavad. Mida rohkem me naerame, seda vabamaks nägu muutub. Konfliktsed emotsioonid, enesekindlus, enesevihkajalikkus, sobimatud kired, tagasihoitud tunded ja hingepiin. Kõik see avaldub näol, plekkide, lööbe või teiste naha ärritustena. Väga kuiv nahk viitab emotsioonide tagasihoidmisele ja tagasitõmbumisele, et ei peaks suhtlema ning midagi tundma. Rasune nahk viitab liigsetele emotsioonidele
Sageli on tegemist kirgede või vihaga, mis ei leia vabanemisteed. Iga plekike näol on nagu kuju saanud sisemine valu. Akne. Akne esineb tavaliselt teismelise eas või 20. eluaastate algul ning väljendab kõigi konfliktsete ja vaevavate meie sisemusse lukustunud tunnete väljalöömist. Sel eluperioodil on väga raske ennast hästi tunda ja mõelda endast. Kõik, mis teeme, tundub olevat tobe või vale. Enesehinnang on madal, me ei meeldi endale, elu tundub ebaõiglane, näib nagu nokitaks alati just meie kallal, kuigi tegelikult valmistab meile kannatusi meie enda sisemine valu. Lapseeast täiskasvanuikka jõudmine tekitab tohutu segaduses oleku. See on aeg, mil me avastame katse ja eksituse meetodil, millised isiksused oleme. Ärkab võimas sugutung, millel puuduvad väljendusvahendid. Fantaasia on rikas ja iga puudutus võib panna hormoonid ihast möllama. Akne peegeldab kehas lainetavate emotsioonide sügavust. Igatsus vabaks pääseda leiab väljenduse lööbena. See on karje sisemusest, et lõpetaksime enda ründamise, palve aktsepteerida ennast ja avastada oma sisemine ilu. Rosaatsia esinedes kõige sagedamini keskealistel naistel põhjustab see seisund laienenud veresoonte tõttu põskede ja nina punetusest ning pistrikuid. Tavaliselt on see seotud viletsa toitumise, suitsetamise, alkoholi tarbimise ja maksatsirroosiga. Samuti viitab see alla surutud vihale ja vimmale. Need valdkonnad on seotud maksaenergiaga. Rosaatsiast kahjustatud nägu tegemist on tunnetega, mida teised ei märka ega teadvusta ning mis tekitavad kibestumist ja pettumust. Jalaseen. Sügelust, lõhesid ja vermeid varvaste vahel põhjustab tavaline seeninfektsioon, mis levib kergesti näiteks riietumisruumides ja ujumisbasseinides. Varbad sümboliseerivad suhtumist detailidesse, eriti seoses liikumissuuna ja eesootavaga. Kas pead tegelema ärrituvate pisiasjadega? Kas miski mõjutab sind, lõhestab sind või püüab sulle naha vahele pugeda, mis paneb sind äärtest rebenema? Kas sa liigud ikka sinnapoole, kuhu sa tahad? Koeranael. Koeranael, me ei ole siukest kuulnud, ma tean konnasilma, aga koeranael, kas see on siis? See on mingi teine. Koeranaela tekitab põletik karvanääpsus, kui vastupanuvõime on madal ja pisikud paljunev. See viitab vihaste ja kuumavate emotsioonide väljalöömisele ning partnerile või vanematele, aga ka iseendale suunatud vihastele mõtetele. Võib-olla on need tunded väärinud ja energiat kogunenud juba mõnda aega enne koeranaela tekkimist. Emotsioonid keevad sõna otseses tähenduses üle, tõusevad pähe, tahavad välja purskuda. Koeranael näol viitab, et oleme vihased millegi tõttu, millele ei taha näkku vaadata või millega ei taha tegemist teha. Kui koeranael on seljal, siis on tõenäoliselt tegemist millegagi, mida tahame varjata. Kas sind ajab keema? Mis tahab sinust välja purskuda? Nii, nüüd on sinikad. Kui lööme end millegi vastu ja saame muhu, siis tähendab, et liigume vales suunas või tegeleme vale asjaga. Sümboolselt jookseme vastu müüri. Kas püüad teha liiga palju ja ei vaata seetõttu, mis su ees on? Kas vaatad liiga kaugele ette ega pööra tähelepanu pisiasjadele? Kas põrkad samade probleemidega kokku enda sisemuses? Muhk on valulik ja hell ning vajab lohutust. Kas sina tunned end samuti? Mõnikord on see
sinikas halli värvi? Kas sa väljendad oma viha või hoiad seda endas kinni? Kas keegi on sind emotsionaalselt löönud? Pidevalt tekkivad nuhud võivad viidata, et meile näib, nagu saaksime endalt peksa. See peegeldab ohvrimentaliteeti, et peame kõik ära kannatama. Tulgu, mis tuleb. Kas sul on vaja võtta rohkem vastutust ja mitte lasta ennast jalust lüüa? Põletused. Need probleemid on seotud meie ja maailma suhetega. Põletus viitab sellele, et me mängime tulega ja peame olema ettevaatlikumad või tähelepanelikumad, eriti emotsionaalse ohu suhtes, kuna põletus tähendab oma kaitsva kihi kaotamist. Kas sa tunned end eriti haavatava ja kaitsetuna? Kas said kõrvetada? Väikesed põletused tuletavad meelde, et pööraksime tähelepanu üksikasjadele, teadvustaksime piire, oleksime ettevaatlikud ega haaraks kohe kõige järele, vaid enne ikka uuriksime, millega on tegu. Suuremad põletused viitavad, et mõned väga tulised tunded, viha, pettumus või valu on meie sisimuses põlema süttinud. Kas sinu kogemused kõrvetavad sind? Põletushaav on väga held ja sageli ei saa sa selle tõttu olla teiste inimestega füüsilises kontaktis. Kas sul on vaja aega iseenda jaoks, aega üksi olemiseks, aega, et ravida mitte niivõrd väliseid, kuivõrd sisemisi haavu? Nii, paksenenud ja kare nahk. Kareda või paksenenud nahaga piirkonnad viitavad sellele, et mõttemudelid, hirm või eelarvamused on jäigaks ja liikumatuks muutunud, pidama jäänud. Paks nahk tähendab jäikust ja tundetust. Naha paksenemine halvab võime tunda ja tajuda meisse sisenevat. Kas see on nagu kaitsemüür, mis ei lase usaldavalt ja avatult teistega suhelda? Kas oled jäigaks ja tundetuks muutunud? Kas sulged end teiste eest või varjad enda pehmust? Kui nahapaksendid on jalgadel, tähendab see, et pind, millel me seisame, on muutunud kõvaks ja liikumatuks, jätmata kohta muutustele ja liikumisele. Vooluga kaasaminekule. Osaliselt on tegemist vastuseisuga, sisemise paigale jäämisega. Lõikehaavad. Lõikehaav on nagu hingehaav või vaimne vigastus, mille on põhjustanud miski meist väljaspool. Lõikehaav tekitab väline ese. Lõikehaava tekitab väline ese, tegemist pole seestpoolt tuleva kahjustusega. Või mis on tekkinud seetõttu, et oleme tunginud liiga kaugele välja. Kas sa annad endast liiga palju või lähed oma piiridest kaugemale? Lõikehaavad mõjutavad meie kaitsevõimet ja muudavad meie piirid nõrgemaks. Kas keegi või miski on sinu kaitsest läbi murdnud? Väikesed lõikehaavad võivad meile lihtsalt meelde tuletada, et oleksime ettevaatlikud, pööraksime tähelepanu üksikasjadele, jälgiksime, kuidas meie ümber meid psüühiliselt ja emotsionaalselt mõjutab. Kas oled jätnud mõne olulise pisiasja tähele panemata? Suured lõikehaavad viitavad sellele, et võime tunda end milleski või kelleski ära lõigatuna, tükkideks kistuna ning seetõttu kaitsetu ja haavatuna. Meil pole kuskile peitu pugeda. Meie piirid on kaitseta. Nahapõletik. Nahapõletiku puhul on tegemist laiaulatusliku nahaärritusega, mis on tingitud stressist, infektsioonist või allergiast. Ärritus viitab sellele, et miski teeb meile muret ja sellele reageerib meie väline piir. Nahaprobleemid on üks viis hoida maailma endast eemal. Kas keegi või miski mõjutab sind või poeb sulle naha vahele? Või tunned end kaitsetu, haavatava ja tundlikuna? Ekseem viitab
võimalikule tundlikkusele ümbruse ja emotsioonide suhtes. See piirab füüsilisi kontakte, luues meie ümber justkui mulli, nii et keegi ei saa meid puudutada. Kas sul on mingeid kontakte ja suhteid, mis sind ärritavad? Kas kardad lähedust? Kas hirmust välja tulla, sulged ennast oma sisemusse? Kas eraldad end teistest, kuigi tahad tegelikult teistega kontakti saada? Kas oled kellegi või millegi suhtes ülitundlik? Kestendav või kooruv nahk näitab, et meie piirid on õhukesed ja ebamateriaalsed ning kergesti purunevad. Seega oleme teiste poolt kergesti mõjutatavad ega tunneta oma identiteeti. See võib ka tähendada, et sa oled nagu kestaajav madu, kes vabaneb vanast olemisviisidest, et saaks esile kerkida uus. Kuid ei suuda lahti lasta, kardad vabaks anda. Vanade mõttemustrite kihid tuleb eemaldada. Lööve näitab, et sa tegutsed liiga tormakalt või et miski valmistab sulle muret. Kas riskid rohkem kui peaksid? Kas teed kiireid järeldusi, kuulamata kogu lugu ära? Kas keegi ärritab sind? Kas oled teinud midagi häbiväärset ja tunned end nüüd süüdlasena? Või on sul allergia kellegi või millegi suhtes? Sügelis on kriipimine meie pealispinnal. Kas miski sisemuses püüab köita tähelepanu, sest tahab välja pääseda või ärritab miski väljaspoolt ja püüab naha vahele pugeda? Sügelemine võib lausa hulluks ajada. Mis sinust püüab välja pääseda? Kas miski peab leidma väljenduse? Või tüütab keegi sind tõsiselt? Sügamine on püüd välja kratsida see, mis häirib. Kas tahad kellestki või millestki lahti saada? Kratsimine võib viidata ka allasurutud agressiivsusele. Kas tahad kedagi lüüa? Ja saigi läbi. Ja nii ongi. Nüüd me jäime siia poole peale, aga meil sai aeg otsa. Ja ma panen siis selle salvestuse nüüd kinni.